No tere! Kuule, aitäh, et sa mu nii kähku vastu võtsid, ma ei tea enam, mida teha. No ei ole midagi, tule edasi. Kuule, istu siia maha. Millest see probleem tuli sul? Kuule, ma ei teagi, kust alustada. Et üks päev ma lihtsalt tegelesin oma asjadega ja siis mu tüdruk tahtis muga rääkida. Darja, tule siia. Tead, ma ei suuda sulle enam valetada. Juba 2 kuud on mul keegi. Hea mees, arst. Ma ei tea, kas sa ei pane tähele või sa ei taha tähele panna, aga me oleme proovinud sulle vahele jääda ka. Mis asja, ma panen kogu aeg tähele. Paned või? Aga eelmisel nädalal näiteks. See on Darja. Tšau, kallis. Mul oli nii raske päev täna. Kuule, äkki sa kardinad ette tõmmata? Ma jääks hea meelega magama. Jah, kohe. Kuule, kui sa mu jalgade juures juba oled, äkki saad mul paremat jalga sügada? Väga hea, aitäh. Aitäh küll, mine. No aga see ei olnud ju kõige hullem. See, mis eile toimus, see oli ikka viimane piisk. Tere! No tere! Noh, kuskil mujal magada ja. Ja selline see Kerli on. Aitab alati hädas olijaid. Tead, ta pidi hommikuni meie vahel olema. Sa ei kujuta ette, kui jube see oli. Tead, mis hääli sa öösiti teed või? Oota, mis sa sellega öelda tahad? Jätsad mu maha või? Jah? Ei! Oota, kuhu sa lähed? Oota, Kerli! No? Oota, no sa ei oleks esimene inimene, kes on teisega koos, keda sa ei armasta ju. Aja pikku, Kerli! Aja pikku hakkad mind jälle armastama. Küll vahepeal võid ju petta, kui tahad. Ei. Oi, tšau, sa juba siin. Kuule, said tehtud või? Jah, tule. Kuule, sorry mees. Võta see kaart. Kui sul peaks kunagi midagi vaja olema, siis helista. Ma aitan kõhuäärde korral. Ma ei mäletagi täpselt, mis ta ütles, aga ta rääkis midagi arstist ja 2 kuust ja ma arvan, et ta oli haige ja siis ta mõtles, et kui ta haigus edasi areneb, siis ma ei taluks seda vaadata ja siis sellepärast arvas, et lahkuminek on kõige parem. See oli samal päeval, mil sa läksid teda üle vaatama. Ja. Tervislikku seisundit käis nuurimis, jah? No näed, aga see selleks, et umbes 6 aega hiljem mul oli juba oma tüdruk ja kõik läks hästi, kuni ma nägin ühte poissi, kes vägistas ühte tüdrukut. Seda mu sõbrad küll ei usu. Kuidas sa tahaksid, et ma sind võtaksin? Kuule vaata, mingi terve vett tuleb. Lähme sinna nurka taha. Kurat, ei lähe nurga taha. Sina ei tule mind lükkama! Ei, Kristi! Ära sure! Jumala eest! Ära sure! Kristi! Kristi, sina! Ei! Ja sellel hetkel tuli meelde mulle üks kõne, mille ma tüdruk hommikul tegi. See oli hea. Jah, Darja. Sa oled minu sangar maailma kõige parem. Jah, maailma parim. Kuule, aga sa mulle telefoni saad anda? Ikka jah. Väike kõne vaja teha. Tšau. Tšau.
kallis, kas sa saaksid tulla sinna, nagu me tavaliselt teadsel kohtume? Jah, mul oleks veits vürtsi jälle vaja, sest et mul oli päris kohutav asi. Jah, ei, igav oli lihtsalt. Okei, no tšau, kallis. Sa oled nii tore. Kallis! Kallis oli ta nimi! Mis asja? Oh! Ja siis umbes 2 tundi pärast seda kohutavat elamust peksti mind vastu tagumikku, aga seda mitte sellepärast, et ma olin sündmuskohalt ära jooksnud, vaid sellepärast, et see mu eksi mahajätmine, see, et ta haige oli, see pani mu elu peale mõtlema ja siis ma mõtlesin, et ma teen oma voodielu põnevamaks. Mis on? Kuule, teeme 5 minutit veel, siis vahetame. Ma praegu vaatan uudised ära. Okay. Armsad televaatajad, nüüd me oleme oma kaameratega jõudnud värskelt siia sündmuskohale, kus tund aega tagasi üks noor neiu mõrvati ja kohe kuuleme ka ühe tunnistaja kommentaare, mis siis täpselt toimus. Lähme vaatame. Tähendab, mina nägin täna pealt sellist sündmust, et mina tulin koju ja siis ma kõndisin seda teed ja siis ma nägin, et üks pea paistis ja siis ma mõtlesin, et ta on purjus, eks ole, et see on normaalne. Ja siis ma nägin, et kuidagi, et üks poiss oli nagu tema juures, et hästi kurb nuttis vist ja siis ta jooksis täiega ära, siis ma tulin vaatama, et see tüdruk oli nagu, ta oli surnud või ma ei tea, ma arvan, et ta on surnud, ma arvan, et see poiss tappis ta ära, et ta ikkagi nuttis ja nii ja siis igatahes see tüdruk oli surnud ja siis mul on nii kahju praegust, et mul on see poisi nägu meeles, ma lähen praegu koputan kõik need ühikuksed siit läbi ja ma leian ta üles ja ma seon politseiga kuidagi kokku, et igatahes see asi, ma arvan, et nad saavad kätte ta ja kõik lõpeb ikkagi ilusti, sest ta oli surnud. Ja, no ma jään ootama siis, jääd aega. Sa olid just telekas. Ja täpselt siis, kui ma mõtlesin, et võiks osad ära vahetada, koputas politsei ja ütles, et ma võiks ukse lahti teha. Oodake veel 5 minutit, ma ei saa praegu. Ma lähen ise lahti. No olgu. Ja just siis, kui ma olin leidnud endale kuulsa tüdruku, veeti mind vanglasse. Vanglasse? Vanglasse jah, noh, aga ma ei taha sellest rohkem rääkida, kui et vaata, kui seep maha kukub ja siis hakkad seda üles tõstma ja siis mingi tüüp on su selja taga ja siis öeldakse, et sa pead mõtlema mingile ilusale olukorrale või paigale, siis mina avastasin, et ei ole ühtegi olukorda või paika, mis nõuaks seda, et sul on midagi tagumikus. Aga sa oled praegu vanglast väljas ju? Kuule, mul olid sellest vägistajast ju pildid telefonis ja mind lasti välja. Ainult, et kõht läks seal vanglas korrast ära. Aga viska nüüd lauale pikale ja teeme asja ära. Vaatame siis. Ja. Ai jaa. Selge. Olen nüüd paigal. Kõik on korras, Nii, pidanud küll minema. Ime kiiresti. Verd ei tohi raisku lasta. Ma tõmban käve välja. Sain kätte. No nii, tehtud. Kuidas sa selle terve õune kõhtu said? Ei no siis, kui ma sõin teda, siis ta oli veel õunapirukas.